Minu nimi on Priit Pullerits ja ma arvan, et võiksime ikka üksteist teistele ka tutvustada. Et töötan Postimehes ja ma ei ole spordiajakirjanik, alati pean millegi pärast tarvilikuks rõhutada. Nii, alustame vasakult käelt. Mihkel Tiks, kunagi 40 aasta tagusest ajast sportlane, pärast seda kehakultuurlane, ei jälgi sporti. Arvan, et tippsport on saatanast, aga iga päev tegelen oma enda keha vormis hoidmisega, nii et minu jaoks on nagu tippspordi ja kehakultuuri vahel tohutu barjäär. Nii, siit. Ka Mihkel, aga Mihkel Uiboleht. Ühelt poolt võiks öelda, et olen Priidu üliõpilane, Tartu Ülikooli ajakirjandusüliõpilane 3. kursusel, aga teiselt poolt juba mõnda aega Eesti Jalgpalliliidus töötanud, et praegu sellist ametit nagu arendusdirektor pidamas ja sporti on ka mõnikord tehtud ja võrkpalli peamiselt küll mitte jalgpalli, kui Jalgpalliliidus töö käib hetkel. Aitäh, ja Johannes Vedru on tulemas, kui ta saab intervjuu tehtud. Mõte on siis selles, et hästi palju on räägitud ja ei ole ikkagi üheselt leitud, mida peaks tegema Venemaa ja Valgevene sportlastega. Sel teemal olen isegi piike murdnud. Näiteks, kuna kõik on avalik, mida ka varjati üle Rivo Vesikuga, keda me vist ka tahtsime siia saada, keda ei olnud, kes töötas Venemaa rannavõrkpalluritega ja kelle suhtes mul oli üldse kõigi Venemaal töötajate suhtes oli ühene seisukoht, et tuleb see asi kiiremas korras ära lõpetada ja sealt ära tulla kohe, nii kui 24. veebruaril Euroopas olukord muutus. Ja ma arvan, et alguses siis paluks ka, et te mõlemad oma positsiooni välja ütleksite, et mida teie arvate, ärme detailidesse veel läheme, aga milline teie suhtumine sellesse, kas, kuivõrd, mil määral, mismoodi peaks me suhtuma praegu Venemaa sportlaste ja Valgevene sportlaste osalemisse rahvusvahelistel võistlustel? Mihkel vasakult. Ma ei tea, keegi võiks siis poolt ka olla, aga mina küll ei saa poolt olla, et need sportlased jäetaks mängust välja, et nad ei ole nagu riigi kodanikud ja võiksid siis jätkata. Minu meelest tuleb ka spordi kaudu Venemaad ja Valgevenet mõjutada. Mina olen negatiivselt meelestatud. Nii. Ma arvan ka, et see on niisugune hästi loogiline ja loomulik, mis praegu on toimunud, et minul ei ole küll nii pikka ajaloolist mälu võib-olla kui paljudel siin saalis viibivatel inimestel, aga ma ei mäleta, et viimase 20 aasta jooksul midagi sellist oleks spordis tehtud, et selles mõttes ta on kindlasti erakordne ja sellepärast ma arvan, ka me räägime sellest teemast. Aga teiselt poolt, kui ma vaatan kas näiteks jalgpalli seda kogukonda, siis ega seal on 210 riiki suurusjärk ja meie oma murega, kelle jaoks, meie jaoks kogu see sõda on ju ikkagi elu ja surma küsimus, sest me võime olla järgmised, aga kui sa vaatad kogu seda spektrit, siis kas me tahame seda või mitte, me kahjuks oleme seal vähemuses, sest et ma toon ka näite, me küll väga detaili ei lähe, aga ma toon ühe näite, et kui FIFA kongress oli Kataris märtsi lõpus, siis oli seal punktina, mis oli juba ammu enne sõda küll sinna pandud, aga siiski seal oli punktina siis vene, portugali ja araabia keele ametlikuks keeleks võtmine FIFAs. Ja Eesti Jalgpalliliit oli 1/4, kes hääletas selle vastu. Mitte sellepärast, et meil oleks araabia või portugali või ka vene keele vastu midagi, aga lihtsalt, et see koht ja see aeg ei olnud nagu sobilik sellise žesti tegemiseks. Aga oli 160+ riiki, kes hääletasid selle poolt. Ehk siis tegelikult me oleme natuke oma mures nagu üksi, aga see on nagu meie mure, see on hästi suur meie mure. Kas me peaksime siin tegema ka, kuna ma olen modereerija, siis ma oma arvamust siia ei tiku toppi, aga kes Google'isse sisse lööb, siis näeb seda. Ma arvan, et ma olin Eestis kindlasti esimene, võib-olla kogu siinses regioonis esimene, kes juba samal päeval 24. veebruaril avaldas Postimehes kolumni, kus ma ütlesin, et selgelt tuleb välja jätta võistlustelt Venemaa ja Valgevene sportlased, võtta neilt ära ka võistluste korraldamisõigus,
ma mäletan toona esimesi reaktsioone sellele oli Eesti inimeste hulgast, et Priit, no mis sa nüüd pingutad üle, no kus sa nüüd lähed, no kuule, mõtle nüüd peaga, et see ei ole nagu reaalne. Siiski läks mööda vähem kui nädal, kui maailmas hakkasid ka asjad ses suhtes liikuma, et hakati venelasi tõrjuma. Aga kas me võiksime siin teha ka mõningaid erandeid näiteks, et kas eile vist tuli uudis, vähemasti Postimehes oli, et üks vene sportlane võttis, poksija oli see, kui ma õigesti mäletan, võttis väga jõuliselt ka selle Vene agressiooni suhtes sõda ja ütleme, kui peaks veel tulema selliseid sportlasi, kas siis me võiks nende suhtes teha erandi, et nemad võiksid võistelda, sest toome paralleeli, kas see oli vist Rio olümpial, kui Venemaa kergejõustikukoondis vist ei saanud osaleda ja seal tehti ka seoses dopinguasjadega. Ja minu meelest vist erandi sai, üks oli kaugushüppaja Darja Klišina ja kas teine on mitte ka see tõkkejooksja Šabanov vist, kui ma mäletan, oli ta eesnimi, et nendel oli, nad olid nagu läbinud rahvusvahelised kontrollid. Nii, selline taust. Mõelge nüüd korra. Äkki teeks siiski erandi sellistele meestele, kes ütlevad, et ma ei toeta Putini sõda ja see on lubamatu ja ma olen Ukraina poolt. See tähendaks ka siis tõenäoliselt nende emigratsiooni juba Venemaalt ja siis Vene sportlased on ju harjunud olümpialipu all esinema, mitte Vene lipu all. Nii et minu meelest, kes on selgelt kodaniku positsiooni võtnud sõja vastu ja pääsenud sanktsioonidest või vangistusest ja siis nagu isikute viisi ma oleks küll selle poolt, et see oleks ka nagu selline näide, et me mitte ei venelasi ei diskrimineeri, vaid ikkagi konkreetseid nagu poliitilisi vaateid, et ma oleks erandite poolt. Hästi. See on nagu, natuke kõlab nagu see Venemaa sportlased eksiilis, mingi selline koondis, et midagi taolist, et see meenutab natuke nagu siis väliseestlasi, ütleme siis nagu okupatsiooni ajal, et see on üldse hästi huvitav nagu teema, see spordis üldiselt on enamik asju on nagu kas siis mõõdetavad, ma ei tea, sentimeetrite, sekunditega või siis kes viskab rohkem korve, kes lööb rohkem väravaid. Et siin on nüüd tekib teatav selline subjektiivsuse määr, sest et sõdu alustavad mitmed riigid või sõjas on lisaks Venemaale ilmselt ka on neid riike veel ja näiteks ma arvan, see oli ka rahvusvahelises spordielus, mitte ainult jalgpallis, vaid ka teistel, ütleme, spordialadel põhjus, miks paljud riigid, võib-olla ka Aafrika riigid, kus käivadki aeg-ajalt ka sõjad võib-olla rohkem, et ei olnud nõus näiteks ka sellise hoiakuga, et kes on sõjas, see on väljas. Või et kes alustab sõda, see on kohe väljas, sest et sõdu alustatakse või sõjad toimuvad meist väga kaugemal, palju kaugemal ja siis meid see nagu niimoodi ei puuduta, et praegu see lihtsalt on nagu meie nii-öelda elu ja surma küsimus, et siis me oleme nagu seal eestkõnelejad. Erandite koha pealt on siis ühelt poolt nagu võiks, aga teiselt poolt see lööb nagu ka sellise et kus ta siis selle piiri tõmbad, et kellele ma veel erandeid teen, aga teiselt poolt ma olen muidugi nagu printsiibina selle poolt, et mida rohkem sportlasi, kes nagu tõesti ausalt tahavad võistelda, saavad võistelda, see on ju selle asja lõppeesmärk, mitte siis nagu sportlaste vastane aktsioon. Loomulikult on ka sportlasi, kes on ka ennast nii-öelda selle sõja nagu eesliinile pannud läbi selle, et nad on avalikult teatud sõnavõtte teinud, et see on nagu teine teema, aga ütleme just, et selline lihtne sportlane, lihtne inimene nii-öelda, seda tasandit kuidagi peaks saama ka mõista, aga kas see on nüüd see erandi tegemine? Peaks ju seda ka ikka arvest võtma, et sportlase karjääri pikkus on ju lühike, et kui siin panna disklahvid kehtima tähtajatud või ma ei tea, kui kauaks veel ja inimene on võib-olla 10 või aastat endast kõik andnud, et ja see otsustaval hetkel öeldakse talle, et ei kuule, sa ei ole nüüd piisavalt kõvasti sõja vastu sõna võtnud ja et sina lõpeta nüüd see sport ära, nad lähevad natuke liiga karm minu meelest. Laseme Johannes Vedrul ka kõigepealt defineerida oma positsioonist. Lähme kohe siit edasi, et Johannes, sinu positsioon, kuidas sa suhtud, kas venelasi lubada võistlema või mitte lubada ja valgevenelasi ka? Ühes pajas vahet ei ole.
lihtne või nagu lühike vastus, kui ma pean lihtsalt, mulle antakse valik, kas jah või ei, siis ma ütlen ei. Ehk et ma olen ajalugu õppinud ja spordi kaudu ka ja ma ei saa, küsimus on ju minu seisukohast praegu, mitte üldisest seisukohast, et enda seisukohast ma tean seda, et igasugused idealistlikud katsed sporti ja poliitikat lahutada nii, et nad nagu elus koos üldse ei käi, et see on seisukoht, mis justkui on pädev, siis ma kahtlen, et see ei vasta tõele. Et ka juba sellepärast, et sport ju ise tahab olla osa ühiskonnast ja inimesi kõnetada mitte ainult läbi tulemuste, vaid läbi oma ühiskondliku mõju. See minu arust ongi spordis väga tähtis, vähemalt sellel tasandil, mis jääb sportlasest juba edasi, et kuidas sport ühiskonnas mingisugusel kohal asetseb, nii et kui sport on ühiskonna osa, kui sport on kultuuri osa ja sport on seda kaudu ka riikide omavaheliste suhete osa, mida ta ma arvan, et on, siis lihtsalt igasugused teised lahendused, kus teha erandeid, on sellised, mille vastu võib hakata vaidlema ja mis võivad tuua kaasa seda, et kellelegi tehakse ülekohut niimoodi, et seda ei suuda ära põhjendada. Ehk et seisukoht on, et ei. Mihkel Tiks tõi hea aspekti sisse ju. Tegelikult tõesti võib ju hakata üksikutele sportlastele kaasa tundma. Nad on 10 aastat pingutanud ja nagu sa ütlesid, nüüd ei ole piisavalt tugevasti Putini sõja vastu sõna võtnud, et kas siis see on nagu õiglane. Mihkel, soovid sa siin nagu seda mõtet arendada, sest kui me oleme muus küsimuses ühte meelt ja mõtet seda teed edasi minna, näeme asja mitmekülgselt, mitte et ma seda kuidagi õigustada tahaks ja leida siin nagu venelastele kuskilt mingisugust lukuauku, et mina olen hästi karmi käe ja lõplike lahenduste pooldaja. Ma ei näe seda praktilist vormi, kuidas neid sikkusid lammastest eraldama hakata ja kuidas seda mõõtma hakata nüüd, et siis kes on siis nüüd oma ütlemisega ära teeninud rahvusvahelised võistlused ja kes siiski tuleb jätta ukse taha. No kuidas see teha? No Wimbledonis ju tehti, Wimbledoni tenniseturniir, viimased uudised küll olid 6 aega tagasi, ehk mäletate ju, et nad lubavad vist võistelda, oligi vist niiviisi, et kui nad pidid mingi allkirjastama, jah. Mina lihtsalt ütleks, et laiendaks seda teemat selle koha pealt, et minu meelest see on ikkagi nagu, või kellel on sügavam ajalooline mälu, aga mina oma ajaloolise mälu pealt ütlen, või vähemalt tunnetan, et see on ikkagi nagu paradigma nihe, mis on praegu toimunud. Et sportlasi niimoodi kõrvaldatakse, et meil on olnud küll boikotte ju varasemalt olümpiamängudel, aga selliselt, et nüüd keelatakse koondisel tulla, et sellist sanktsiooni varem ei ole tarvitatud ja tegelikult seda on olnud näha ka spordiorganisatsioonide kimbatusest, sest et kui nad vaatavad oma põhikirja ja oma reegleid, siis sellist asja üheski vähemalt suurte spordiorganisatsioonide põhikirjades ja reeglites ei ole et sõja alustamine tähendab selle riigi eemaldamist spordikaardilt. Et see on nagu uus asi, et ma ei ütle, et ta meie jaoks kuidagi halb on, aga lihtsalt, et siin, ma ei tea, toome niisuguse paariariigi nagu Põhja-Korea näite, kes on ju osalenud järjest olümpiamängudel, on osalenud igasugustel maailmameistrivõistlustel. Ka jalgpallimaailmameistrivõistlustel, isegi seal Põhja-Koreas endas on korraldatud võistlusi, sealhulgas rahvusvahelisi võistlusi, kus on ka minu meelest Eesti sportlased käinud osalemas. Ehk siis taekwondo peaks spordiala olema, kui ma nüüd väga puusse ei pane kuskil, aga lihtsalt, et nüüd nagu see piir vähemalt suure osa riikide jaoks on ületatud ja minu meelest nagu seda näitlikustab see ÜRO suur hääletus, mis oli selle Venemaa teemaline, kus siis, mis oli 140 midagi riiki oli need, kes ütlesid, kes nii-öelda hääletasid poolt, siis oli mõned üksikud, kes hääletasid vastu ja mingi osa siis mõnikümmend riiki, kes jätsid hääletamata, et sellist nagu konsensust, see oli nagu niisugune, ütleme siis üpris suur konsensus, aga ma mõtlen nagu spordirahvale tegelikult on ta on minu meelest, ta on vähemalt nagu paradigma nihe, et varem on jah, et öeldud, et boikoteerime, aga sellist nüüd, et me keelame, et see on nagu uus sanktsioon, et selles mõttes sellest tuleb ka aru saada, et miks see diskussioon nii terav, tegelikult ei ole terav meil, aga ütleme pigem, ma arvan, lääne pool meist ja võib-olla kaugemates riikides, kus võib-olla öeldakse, et mis Venemaa, et meie oleme siin Lõuna-Ameerikas ja meie jaoks ta võib-olla ei ole nii ohtlik, aga eks siis ongi meie piiririikide töö siin nagu selgitada seda praegu. Et minu arust seda üks ühele ei saa võrrelda, aga
aga siiski Lõuna-Aafrika Vabariik ja apartheid on suhteliselt võrreldav asi. Et kuidas ju 70-ndatel väga selgelt võeti seisukoht, Aafrika oli selle vastu, et Lõuna-Aafrika Vabariik osaleks. Seal tehti ka osadele siis koondistele ju sanktsioone, et nad Lõuna-Aafrika Vabariigi vastu olid nõus pidama maavõistlusi. Et selles mõttes ma ei ütleks, et see päris esimest korda on, aga lihtsalt jah, see on päris kaugel. Nüüd on vist ka asi rohkem juriidiliseks mindud, sest kui me vaatame, siin vist tuli viimati uudis Kelgutamisliidu kohta, mis ka käis siis vist kuskilt Tsassist vist või Kassist läbi, et neil ei olnud nagu õigust nagu venelasi välja jätta. Et ma ei usu, et see vist oli kuskil 60-ndatel, 70-ndatel, kui oli see Lõuna-Aafrika Vabariigi aparteidi kaasus, et siis niiviisi kohtuid möödi joosti nagu tänapäeval. Pigem tagatoa kokkulepped või ütleme siis. Ja seal on ilmselt see vahe nagu riikide suuruse mõttes, et mõnda väikest riiki on lihtne või väiksema mõjuga riiki on lihtne kõrvaldada, aga et nüüd hakata Hiinat boikoteerima näiteks nagu siin on olnud või hakata ka Venemaad kõrvale lükkama on paljude jaoks majanduslikult juba niivõrd valus, et lihtsalt see ongi see nii-öelda see väärtuste skaala, et kui mõni väike riik saab sõjaroimadega hakkama, siis öeldakse, kohe kõrvale, aga Venemaaga või ka Hiinaga on keerulisem. Mihkel, sa oled olnud ju vist Nõukogude Liidu juunioride koondise kandidaat vähemasti, kui mitte liige. Ja elanud tükk aega Krimmis ja kindlasti sul on olnud sidemeid Venemaaga, et kuidas Venemaa, kui sa nüüd kõik oma kogemuse teadmise kokku paned, selle peale võiks reageerida, kui neid eemale tõugatakse rahvusvahelisest spordielust. Kui tugev hoop see nende enesuhkuse pihta on, kui tugev kaotus see neil üldse on, kas see neid üldse nii-öelda morjendab? Ega Venemaa pole ka ju ühtne. See Putini ladvik on näidanud, et neid ei morjenda ei sanktsioonid ega Vene kunstiinimeste ja spordiinimeste kannatused ega absoluutse künismiga on lihtsalt need nagu siis pandud ohtu kogu see nende elutegevus, nii et aga ma arvan, et tegelikult Vene ühiskonda see haavab ikka väga sügavalt, kui nende kultuuril ja spordil ei ole üldse nagu rahvusvahelist väljapääsu, et see on pikaajalise mõjuga, aga võimuladvik vist on eriarvamusel, et tähtis on sõjalise erioperatsiooni võiduks vormistamine. Kui ma sellest lähtun, siis kas teile ei teki muljet, et isegi kui me hakkaksime nüüd Venemaa sportlasi rahvusvahelisel areenil nii-öelda boikoteerima ja tõrjuma, et siis sellega me tegelikult ainult karistame neid sportlasi, aga me ei muuda sellest süsteemist siis järelikult vist mitte midagi, ega siis Putin tagasi tõmba Donbassist, Luganskist, kust iganes. Ehk selles mõttes muutub see asi nagu mõttetuks. No aga siis seda sama võiks ju küsida retooriliselt, seda võiks ju küsida ka kõigi teiste sanktsioonide kohta, et majanduslike ja välispoliitiliste ja sõjaliste ja mis iganes, et lõppkokkuvõttes ju selle asja eesmärk loogiliselt võttes on, et see midagi ütleb Vene rahvale. Aga Vene rahvale ütleb seda, mida ütleb Solovjov ja kõik need teised hüsteerilised natsionalismi ülespiitsutajad oma programmides Kremli käsul ilmselt, et neil ei jõuagi see teadmine kohale, et Boltšanov enam ei stardi maailma karikavõistlustel murdmaasuusatamises. Neil ei jõuab, aga see ilmselt serveeritakse neile sellises kastmes, et näete, nad ei austa meid ja nad ei austa meid on ilmselt Vene kultuuris hästi oluline teema. Ja sealt nagu ma just mõtlen, et ma olen alati nagu mõelnud, et isegi kui see sõda homne päev näiteks läbi saaks, et kuidas oleks see nagu tagasitee ja kas üldse oleks nagu tagasiteed ja kui pikk see tagasitee võiks olla, et nii praegu on ikkagi nagu see asi on nii hull ja nagu see üks laul on Love changes everything, et ma meile parafraseerida, et war changes everything, et kui see sõda nagu ikkagi pihta hakkab, siis väga paljud asjad, põhimõtteliselt asjad muutusid. Et enne seda räägiti nagu laias laastus ikkagi sellist, ka pigem Johannes tõi välja seda idealistlikku juttu ja mina olen väga suur idealist selle koha pealt. Ma arvan ka, et ideaalis ju sport ja poliitika võiksid lahus olla ideaalmaailmas, et saaksid piltlikult öeldes Eesti ja Põhja-Koreaga, ma ei tea, jalgpalli mängida või mis iganes. USA mängis siin Iraaniga ju isegi äkki finaalturniiril. Mängis ja kaotas. Ja et ka sellised asjad saavad toimuda, mis tegelikult nagu
võib-olla ideaalis jällegi, ma räägin täiesti ideaalis, aitaksid kaasa mingitele protsessidele või mingitele mõistlustele, aga noh, reaalelu on meile tõestanud mitmel olukorral nagu vastupidist, et selle koha pealt see pigem see, noh, mind viib selle mõtteni, et see tee tagasi nagu, sest noh, laias on siis 2 varianti, et kas me jäämegi elama 2 nagu paralleelmaailmas sellel planeedil, kus siis üks on, ütleme siis Venemaa ja tema liitlaste inforuum ja maailm ja siis on kogu ülejäänud maailm, mis elab nagu omas selles, et see on ka üks noh, võimalik tulevikutee, kui see konflikt nagu ei lahene kuidagi. Ja noh, praegu on nagu 2 kõva kivi, eks ole, et ega Venemaa ei anna järgi, on see nii kaua, kui ta noh, keeruline. 8 aastat tagasi pärast Krimmi annekteerimist ja siis, kui esimene sanktsioonide voor hakkas pihta ja siis hakati rääkima, et Venemaal on tegelikult 2 parteid, et on külmkapipartei ja televiisoripartei ja televiisoripartei on endiselt nagu võimul, et vot selles mõttes majandussanktsioonidel on siiski nagu liigutab ehk nagu siis rohkem inimesi sinna külmkapipartei poole, kes nagu hakkavad, aga see on ainult oletus kõik. Kuhugile poole väga või? Sport selles külmkapi ja televiisoripartei võitluses on 3-järguline asi, millel mingisugust mõju ei ole. Ma pean silmas seda, kui Vene sportlased kuskil ei pääse pilti. Liigutab ikka külmkapipartei poole, siis nagu eluteostus ja see jääb ikkagi nagu tegemata. No külmkappi mõtleme siis vähe laiemalt, eks mitte ainult vorsti. No, spordi üks tähendus on ka ju teatud, ma ei tea, väärtuste siis kinnistamine või ka rahvustunde kinnistamine või ka teatud glorifitseerimine, ütleme siis selle riigi või rahva, et see jääb selles mõttes nüüd ära, et ikkagi seda olukorda, et me nüüd tegime, ma ei tea, seal ameeriklastele hokis ära, seda ei saa venelased praegu öelda, seda rahuldust tunnet nad ei saa pakkuda, et selles mõttes see... Ja me ei saa ka rahuldust, et Soome tegi Venemaale hokifinaalis. Ja me ei saa ka seda rahuldust mingis mõttes või et Eesti teeb Venemaal jalgpallis ära näiteks, mida on juhtunud ükskord isegi. Aga noh, et see selles mõttes nagu midagi nagu mõjutab, et noh, lihtsalt jällegi see tuleb see lõpuks nagu see hästi see inimlik tasand, et kas nüüd noh, ma ei tea, siin on ju paljudel sportlastel on kontaktid Venemaal, kes on aastakümneid, kes on käinud Eestis laagris, on need laskesuusatajad, iluuisutajad, noh, Tartuski ju iluuisutajate laager, et see kõik... Ljušenko ise on siin treenimas käinud Lõunakeskuses. See kõik nagu praegu jääb katki, et noh, see on nagu paratamatus, ma ei ütle, et seda ei... ma ei nuta seda selles mõttes nagu selles tähenduses taga, et me saaksime praegu midagi väga teistmoodi teha, aga lihtsalt, et see on nagu tegelikult nii-öelda ka lihtsale inimesele lõpuks emotsionaalne nagu kaotus ja võib-olla, noh, ma ei ole nii naiivne, et arvaks, et nüüd see paneb kohe massid tänavatele Venemaal ja siis kõik nagu kuidagi meie poolt vaadates otsas suunas liikuma, aga mingi selline võib-olla jõud tal ikkagi on, niisugune kaudne jõud. Mihkel, mina tahtsin seda sulle öelda, et tead, see mõttekäik, et sport ja poliitika võiks ideaalis lahus olla, et minu arust see selles mõttes ei ole reaalne, et ma saan aru, et sport ja poliitika sport on lahus päevapoliitikast. Seda võiks ideaalis loota isegi äkki, aga sport lahus üldisest poliitikast ja suurest poliitikast, see minu arust ei ole nagu, minu arust see oli isegi õige, et minu arust nad peaksid, nad niikuinii suhestuvad. Juba lipp, mis vaardasse tõmmatakse, hümnid mängitakse, on poliitika. Mõtlen ka selles suhtes, et noh, ma ei tea, võtame selle Põhja-Korea näite, et kui ta on ÜRO liige, kui näiteks riigid tunnustavad teda mingil moel omavad diplomaatilisi suhteid, seal on mingid saatkonnad avatud, Põhja-Korea saatkonnad on samamoodi Euroopas avatud, et kas siis näiteks noh, on sportlasi olnud, kes ütlevad, et meie eetiliste kaalutluste ei taha näiteks selle riigi vastu ma ei tea, platsile tulla või võistelda. Aga samal ajal, et kas ei ole ka natukene selline kaksikmoraal, et kui me tegelikult omame nendega nagu poliitilisi kanaleid ja suhteid ja samal ajal ütleme, et meie sportlased, et teie nagu ei tohi sinna minna. Et see peaks olema ka nagu selgelt paigas, et praegu Venemaa puhul on tehtud ka riiklikel tasanditel on suletud konsulaate, on vähendatud diplomaatide arvu ja on tehtud selliseid ka reaalseid majandussanktsioone ja poliitilisi sanktsioone, aga osade riikide puhul, mida näiteks varasemalt, ütleme enne seda Venemaa sõda, nüüd, mida ta on siis suuremahuliselt alustanud, et enne seda nagu heideti kohati, mulle tundus sportlastele ette, et aga kuidas te lähete jälle sinna Venemaale võistlema, aga kuidas te lähete sinna Põhja-Koreasse nagu võistlema, et nagu ma pigem seal ei süüdistaks nagu, või tollel keerates nüüd aega tagasi, et see on raske nagu mõelda sinna ennast tagasi, aga et seal ma pigem ei süüdistaks nagu sportlasi, et seal ma pigem ütleks, et kui riikide soov oli käituda, siis nad olid pigem passiivsed, et ma tooks jällegi
oma lühikestest ajalooõpingutest ma mäletan ka, meil oli niisugune aine nagu Kolmas Reich ja teine maailmasõda, siis samamoodi me õppisime seda, kuidas olid Berliini ja Garmisch-Partenkircheni siis suve- ja taliolümpiamängud 36. aastal ja kuidas tegelikult see glorifitseeris seda režiimi, mis seal oli ja natuke, siin võib näha mingeid sarnaseid jooni, lihtsalt võib-olla praegu äkki siis üritatakse teistmoodi kui 30-ndatel, et siis saatsid kõik oma sportlasi ikkagi lõpuni ka Saksamaaga, Natsi-Saksamaaga nagu võistlema ja mängima igasugustel spordialadel, aga nüüd nagu tõmmati siin nagu, et nii-öelda et siin oli nüüd piir, et siit edasi nagu enam ei lähe. Aga kõik ei ole ju siiski tõmmanud ju piiri, et või on seda teinud ju väga vaevaliselt. Rahvusvaheline võrkpalliliit oli üks ju viimaseid, mis võttis Venemaa käest ära sügiseks planeeritud EM-i ja eks siin otsides leiab ju veelgi, et tennisis nad saavad ju mängida, jalgrattaspordis on nad võistkondades, jalgpallis on ka venelased jätkuvalt mängivad ju edasi. Klubivõistlustel, jah. Mitte siis vene klubid, aga venelased, kes mängivad teiste riikide klubides. Et kas siin ei ole küsimus selles, et rahvusvaheline spordikogukond ja ma arvan, et siin eestvedaja peaks olema ka rahvusvaheline olümpiakomitee, ei ole siiski olnud piisavalt selge ja nad on kartnud teha mingisuguseid ühtseid otsuseid. Ja nii keerulist asja minu käest küsima. Ma olen kaugel sellest maailmast. Sealt peaks edasi siis küsima ju, et jällegi selles mõttes ilma silmaklappideta ausalt ja enesekriitiliselt, et kui me niimoodi räägime, siis on sama küsimus ju kõige päevapoliitilisem küsimus Eesti spordis, et kas Anett Kontaveidi treener peaks teda juhendama. Ja see on ju sama küsimus. Ja laskesuusatajate treener ka samamoodi. Kelle osas ma lugesin, eks ole, laskesuusatamise föderatsiooni uudist, et temaga on pikendatud lepingut, aga et tegemist on inimesega, kes mõistab selle sõja hukka. Ehk siis läheb Mihkli pakutud erandi alla, et ju siis on piisavalt hukka mõistnud. No ma mõtlen ka seda, et tegelikult ju see eri riikide sportlaste vahel suhtlemine, ütleme Vene sportlastega ja kui mida vähemaks seda vähemaks jääb neid dispuute, eks, et kas on õigustus või mitte õigustus ja mis see sõda tähendab ja mis see tegelikult, venelased on ju suhteliselt pimeduses sellest, mis tegelikult Ukrainas toimub, et selles mõttes selle kõik kontaktid oleksid nagu informatsiooni levitamiseks oleksid jälle äärmiselt vajalikud. Aga kas sa usud, et kui Venemaa suusatajad saavad siin võistlemas käia ja siis see kuidagi aitab Venemaa rahval silmi avada, et siis või käivad kergejõustiklased võistlemas? No mitte tervel rahval muidugi, seal seda pimedat massi on ju nii palju ja see Venemaa on ju nii valedest üdini läbi imbunud, aga mida vähemaks neid kontakte jääb, seda vähem jääb neid valgustatud inimesi siis ka, kellel see lootus on. Ma just tahan sekundeerida selle koha pealt, et kui Eesti oli okupeeritud Nõukogude Liidu poolt, siis meile pigem tõenäoliselt mõjus see kui värske hapnik, kui käidi siin välismaalt, Soomest eelkõige, aga ka teistest riikidest aeg-ajalt käis siin, meenutatakse siiamaani neid välismaa kontakte, et see andis mingisuguse lootuse, see andis ka mingisuguse sellise teadmise, kuidas asjad mujal käivad nii spordimetoodiliselt, ma arvan, kui ka just, ega räägiti ju ka muudest asjadest. Ehk siis see on võib-olla see, mida Mihkel praegu kus suunas läks, aga kuidas seda praktiliselt ellu viia? Ja lihtsalt siin ma olen selle teemaga tegelenud nende spordikontaktidega, et siin tuleb minu arust oluliselt eristada seda, et mis oli enne Stalini surma, mis oli pärast. Et kui sa võtad ja vaatad, siis minu arust esimene asi, kogu seda Nõukogude okupatsiooniperioodi ei saa võtta ühe vitsaga, see absoluutselt ei ole üks aeg. Et ja põhimõtteliselt, kuidas see spordis välja nägi, oli nii, et sisuliselt kuni 53. aastani ütleme Eesti sportlaste kontaktid välismaale üldse, neid oli äkki kõigi nende aastate peale, ma ei tea, kas 10 võib-olla. Ja sealt edasi 57 oli murrangu aasta, siis hakkas kõik plahvatus tekkis ja kogu see Soomes käimine ja soomlaste tulek. Aga see oli teine aeg. Ja selles mõttes, et kui neid asju võrrelda omavahel, siis ma arvan, et see, kus me täna oleme võrreldes ajaga enne 24. veebruari 2022, meie maailmas see, mis praegu toimub, on pigem see, et Venemaa on stalinismis, mitte Hruštšovi sulas. No siis ongi nii, et kui sa ütled, et 2 erinevat etappi oli Stalin enne surma ja pärast surma, siis nüüd asendame Stalini Putiniga ja sama mäng. Lihtsalt minu pigem see võib-olla ajalooline mälu on ka sellest, mida räägitakse 70-ndatest, eelkõige 80-ndatest, et kuidas et natukene piirid avanesid, Soome televisioon, kuidas me saime nii-öelda
noh, see kõik mõjutas, et praegu on lihtsalt see propaganda müür on nagu päris kõva, et siin on ju noh, päris huvitav meedia teoreetilisest seisukohast on lugeda, kuidas poeg ütleb, et helistasin Saksamaalt, ütleb näiteks, et helistasin oma isale Venemaale ja ma ei saa oma isa-emaga rääkida, kes Venemaal elavad, sest nad, noh, ma räägin neile, mis tegelikult toimub ja nad lihtsalt ütlevad, et noh, see ei ole nii. et see ei ole nii ja noh, et ütleme, et panevad lihtsalt, lõpetavadki kõne ära, et see on päris selline, jah. Abielud lähevad lõhki sellepärast, et pooled on erineval seisukohal. Ja et kui enne seda Venemaa sõda läks vaktsineerimise või mitte vaktsineerimise pärast, ma olen kuulnud reaalselt, et on läinud kooselud lõhki Eestis sellepärast, et naine ütlebki mehele, et või vastupidi mees naisele, et nüüd sa oled vaktsineeritud, et nüüd ma ei tee suga enam tegemist või siis ka vastupidi, on ju, et siis nüüd lähevad teistel asjadele, tähendab nagu see uus suur probleem võib-olla selle eelmise nagu äkki loodame, et äkki pisendas, et äkki need, kes vaktsineerimise pärast lahku läksid, tulevad tagasi, et saavad kokku uuesti. Ja nüüd me oleme läinud vaktsineerimisse, jõudnud Stalini aega. Minu ülesanne on seda ikkagi koos hoida, aga tahan ühte asja täpsustada. Et kui me siin alguses kõik postuleerisime ja deklareerisime, kuidas me suhtume sellesse ja siis eitavalt venelaste osalusse. Aga kas siin ei peaks tegema veidikene sellist hallitsooni, nagu oli Pyeongchangi olümpial, et aga võib-olla olümpialipu all näiteks võib? Või neutraalse lipu all, isegi ei ole olümpialipuga, on üldse liputa. Et tulevad Pariisi olümpiamängud, ruttame veidi ajast ette ja noh, ei tea, no küll, las nad siis tulevad, aga ei ole lippu ja hümni asemel olümpiahümn. Ütle mulle head kriteeriumid, mille alusel seda valida ja ma asun arutlema ja hääletama, et kas jah või... Sa pead silmas, mida valida? Ütle mulle head kriteeriumid, mille alusel valida välja need sportlased, kes on oodatud. Aga kõik siis Venemaa sportlased sel juhul, aga kõik ühtlaselt, et lippu ei ole, neid rahvusvärve nagu ka Pekingi taliolümpial ei ole. No see on selline, eks ju, saame aru küll, et nad olid seal tegelikult. No see kommentaatorid ju kõik nimetasid, et Venemaa koondisega oli tegemist, et noh, ka siin Eesti kommentaatorid ei rääkinud mitte Venemaa olümpiakomitee koondisest või olümpia. No, hüva sellest, kuidas neid nimetada, aga kas ma tahan ikkagi küsida, kas siis me võiksime millegi üle arutada, et äkki siis laseme ja siis on Mihkel Tiksu südaga rahul, et ei ole sportlased niisama sõbralikud, et ei ole 10 aastat tühja vaeva näinud. Miinus need, kes on ikkagi aktiivselt kodaniku positsioonilt sõja pooldajad. Ehk siis Boltšanov, kes oli selles Lužniki üritusel, ehk siis õed Aveerinad, kes olid iluvõinud, olid sellel üritusel. Deklareerivad oma Putini ja sõjameelsust, siis noh, nendele ei saa erandit teha. Nõus, aga ma küsiks nagu vastu, et noh, et inimene on 10 aastat vaeva näinud ja ei saa osaleda, aga Ukrainas on inimesed, kes nägid 10 aastat vaeva ja kes on maha tapetud. Ukrainas on inimesed, kes nägid 10 aastat vaeva, kellel ei ole kodu, staadioni, ilmselt mitte midagi. Neil ei ole koondist sisuliselt. Noh, et kas see on siis kuidagi aga ega Boltšanov ei tapnud, kui paneme ikkagi nimed ka külge, siis on nagu kergem ette kujutada, et mitte kogu aeg rääkida mingist X-suvalisest Vene sportlase kujust. Tulen selle juurde tagasi. Las vastab Johannes Vedru, aga ega Boltšanov ju ei tapnud neid Ukraina sportlasi, seal ei lasknud sinna jalgpalliväljakutele rakette. No ega need Ukraina sportlased, kes maha tapeti, ma arvan, nemad ka otseselt ei olnud, nende eesmärk ei olnud kedagi tappa. No selles suhtes on meil ju üks arvamus, et aktiivsed sõjapooldajad, need ei tohi. Aga ma saan aru, et küsimus on selles, et ütleme see poliitiliselt neutraalsete sportlaste mass, et nendesse kuidas nagu suhtuda, eks siis mul tundub, et neid võiks ikkagi nagu lubada võistelda, sest ega nemad parema tahtmise juures ei oleks saanud seda sõda ära hoida. Nagu süü on ikka nagu isikuline, ei saa olla kollektiivset süü. No just, see on loomulikult inimlikult nii, aga teine küsimus on, et kas selline, ma ei tea, karistus või selline otsus midagi muudab. Et järgmine küsimus on see, et kas nende otsuste tagajärg peaks üldse olema see, et kui me midagi teeme, siis me ootame, et sellest midagi muutub Venemaal. Et võib-olla me peaks üldse seda eeldust panema. Et siis on üks olukord, teine olukord on see, et nendel otsustel, mis rahvusvahelisel tasandil tehakse, et nendel on mingisugune selline kaalutlus, et kui me teeme nii, siis Venemaal asjad paranevad.
et vaevalt nad paranevad, mööngem seda tegelikult. noh, aga siis ütleme, et jälle me ikka praegu ju siis päästame nagu neid sportlasi, et me ei tee, mitte sellepärast ei luba neil võistelda, et me loodame, et siis Venemaal nagu revolutsioon tuleb, vaid need sportlased ei ole tühja tööd teinud ka nii palju aastaid ja kes ei ole aktiivsed, ütleme, sõjapooldajad, eks. Teisalt, kas sanktsioonid siiski ei peaks, kui me need kehtestame spordis mingisugused, ei peaks siiski olema ühtsed ja kõiki võrdselt lööma, mis ma saan aru, ongi nagu nende sanktsioonide mõte, et me ei hakka väga siin head ja halba eristama, sest raske on. Me lihtsalt ei oska ju seda teha. Ja siis tekib, et noh, kuhu ta siis kaldub ja tekib, et siis jah, et kollektiivne süü justkui peaks olema, aga äkki siin spordis siiski peaks olema kollektiivne süü. Ma ei ole isegi ühtegi argumenti öelda, aga see läheb sinna kategooriasse, et sanktsioonid peavad kõiki tabama ühtemoodi võrdselt ja jõuliselt. Ja sportlased on osa sellest süsteemist, süsteemi esindajad, kelle saavutustel peal väga palju see Vene riik, no ma ei ütle, et püsib, ta ei püsi sellele, aga no, kellest ta toidet saab. Et siis võtame ära selle toitallika. No jah, ja ma tegelikult päriselt, Mihkel, ja väga suur au on teiega kohtud, et ma olen ka humaanne inimene, aga noh, et jällegi, kui niimoodi kriitiliselt küsida, et siis nad on ju põhimõtteliselt kõik valimisõiguslikud Venemaa kodanikud, nad saavad ju hääletada Venemaa riigiduuma valimistel, nad saavad valida endale poliitilisi esindajaid, nad on ju teinud selle valiku. Me ei tea, mis valiku on. Nemad kollektiivselt on ju teinud. Venemaal ei toimu mingeid valimisi juba ammu. Ja seal oli näha, kuidas kastid olid täis topitud, aga noh, okei. Ja lisaks Johannes, me ei tea, kelle poolt see või teine jalgpallur või korvpallur hääletas. Võib-olla tema ongi kogu elu hääletanud Putini vastu. Nõus, et asi on sinna jõudnud tõesti, et me ei tea ja me ei peagi teadma. Teine asi on see, et on igasugused pettused, aga miks see sinna jõudis? Kes selle eest vastutab? Kas selle eest Jeltsin, tema määrast. No võt, Jeltsin vastutab. Nii, aga nii on. Ja Tallinnas on Jeltsini mälestustahvel, me peame meelde tuletama, nii et võt. Ja siis räägime, et poliitika ei ole jõudnud spordiga, jõudsimegi välja. See oli teine Putin, kelle Jeltsin pani, see Putiniga viimastel aastatel midagi juhtunud. Nüüd ta on klassikaline psühhopaat. Kui vaadata, mis tunnused on psühhopaadil, siis täpselt kukub kõik Putini iseloomustusse. Kuigi oli hea suurepärane dokfilm ETV-s, me ei peanud muidugi Putinit lahkama, kus juba olevat Clinton öelnud Jeltsinile, et aga see mees, kelle sa määrasid oma järeltulijaks, on üks halb mees. Ja Jeltsin siis lõpus olevat seda tunnistanud, jah, et oli küll vale valik. Selle kohta ütles Mirko Ojakvi mulle ükskord, et Johannes, kui sina ja mina oleme Eesti riigi kodanikud ja Kaja Kallas läheb hulluks, siis on meie asi hoolitseda selle eest, et ta maha võetakse. No, kuidas see Venemaal peaks toimuma? No, seal on ju terve ridamisi on ajakirjanikke maha tapetud, terve Hodorkovski kõige Venemaa rikkami 10 aastaks vangi, eks ole. Massilised demonstratsioonid on laiali pekstud kõik, inimesed on vangi pandud selle eest. Mismoodi see rahvarevolutsioon seal peaks toimuma siis? Ei, no ilmselgelt, kui me sellega täna nüüd alustame, meie ei alusta, eks, mina ei alusta, aga et kui sellega täna alustatakse, siis loomulikult on hilja, jah, ma olen nõus. Lõpuks on see... Sportlased pole süüdi. Ei olegi. Lõpuks on see tulemuse küsimus. Spordis mõõdetakse tihti nagu tulemust, et me saame mõne aja pärast öelda, mis on tulemus nendel sanktsioonidel. Et praegu on need paar kuud, eks ole, on see kestnud, need sanktsioonid ka, et mis on selle tulemus, et see kindlasti nagu pingestab olukorda ja siin on ka väga palju seda, et me tahaks midagi teha. Ja spordiorganisatsioonidel on ka väga suur surve, et tehke. Et lihtsalt, et selle kõigega selle kõigega nii-öelda ei mindaks nagu selles mõttes liiale, et see on normaalne, mis on praegu tehtud, ma arvan, või teistmoodi ma ei kujutaks ettegi, et praegu saaks olla, aga et nüüd siin oli sama teema, et kas näiteks Rahvusvaheline Olümpiakomitee peaks Venemaa alaliidu oma liikmeskonnast välja arvama, seda senimaani pole tehtud. Et see on ju järgmine niisugune debati koht, minu teadest ükski vähemalt suurematest allaliiturist küll ükski pole ka seda siis maailmast liiturist pole teinud. Valdavalt on sellist tähtajalised nagu piirangud aasta lõpuni. Seal on osalemise piirang, et sa ei saa võistlustel osaleda, aga alaliit kui selline pole liikmeskonnast. Et mis see meile annaks? See oleks tseremoniaalne, aga et kas sellel on praktilised tulemused ja kas kunagi nähtakse, et me võiks ka tahta uuesti nagu taastada seda?
Sest kui Putin ei lase näidata, et Pariisis toimuvad olümpiamängud, kus vene sportlased ei osale, siis neid olümpiamänge vene rahva jaoks ka lihtsalt ei toimu või toimuvad selleks mingid muud asjad, nagu Los Angeles olümpial toimusid ju, mis need olid, rahvaste sõpruse mängud vist Moskvas. Mõtled üksikalade sportlastega siiski võiks seda niisugust selektsiooni teha ja lasta neil siis suvalise lipu all võistelda, kui nad ei ole aktiivsed sõjapooldajad, aga mis teha näiteks võistkondlike alade võistkondadega, siis see on juba väga raske juhus, et kas ja teisest küljest on siis ebaõiglus jälle, et kui ma olen odaviskaja, siis ma võin minna, aga kui ma olen korvpallimeeskonnas, siis ma ei tohi Venemaa kodanikuna. Sest 3 võistkonnakaaslast on olnud Putini poolt ja sellepärast ei lasta, eks. Või näiteks treener on midagi ütelnud. Kui Johannes tõi selle välja, et see on nagu Stalini aega võrdlesid, et siis võib-olla vastus saaks olla, et me üritaks mõelda, et mis oleks okupeeritud Eestit aidanud sel ajal, kui Stalin oli pukis, mis oleks meie elu aidanud, et mida oleks välisriigid saanud teha sel hetkel, et meie elu siin paremaks muuta või kuidas meisse suhtuda selliselt, et nagu mingis mõttes me saame ju praegu, et kui sa ütled, et see on võrreldav selle ajaga, siis me saame ju tuua selle paralleeli, et praegu justkui siis Venemaa on Putini okupatsiooni all, nii nagu me olime siis Stalini okupatsiooni all, et mis aitaks, eks ole. Ma ütlen, et ma ei vastust tean, aga lihtsalt, et selle mõttekäigu kaudu võib-olla saaks selle vastusele lähemale liikuda. Ja võib-olla on vastus ka see, et aga ei olegi midagi teha praegu meil. Spordirahval ma mõtlen. Minu kui noore sportlase silmad küll avanesid esimestel Soome võistlusreisidel, seal kui me tööväen urheiluliitoga käisime seal mängimas, aitas paarist päevas, aitas Helsingi tuledestki, kui Georg Otsa pardalt nägid need vaba maailma tulesid juba, kui hakkasid teistmoodi juba mõtlema. Aga sa olid ka kogu aeg raudse eesriide taga, aga need vene sportlased, kes siiamaani kuuluvad Vene koondisse, on siiski saanud küll ja küll välismaad mööda sõita, paljud neist ju elavadki, tennisistid välismaal. Et minu meelest seetõttu see argument, et nad näevad siis neid Helsingi tulesid, et see langeb ära tänapäeval, et nad on niikuinii selles maailmas juba sees, rahvusvahelises maailmas. Noorsportlased ei pruugi olla, kui neile pannakse nüüd piirid kinni. No selles mõttes on Priit sul õigus, et ka Eestis elavad inimesed, kes elavad meiega samas ruumis, käivad meiega samas poes ja samal spordivõistlusel, aga nende inforuum on selline, et kui me hakkame nendega rääkima nendest teemadest, siis nad ütlevad, et see, mis sa räägid, seda pole olemas. Et neid on vähe, neid on tegelikult vähem võib-olla, kui me tihtipeale arvame, et me arvame, et neid on rohkem, aga neid siiski on, et selles mõttes see inforuumi teema on isegi sellises lääne, Põhja-Euroopa demokraatlikus riigis nagu Eesti ei ole, on probleem. Kui 2-3 minutit tagasi Mihkel Tiks ja Johannes Veedru jõudsid ühele arusaamisele ühes asjas. Sportlased ei ole süüdi, nii ma panin siia kirja. Aga siis mul tekib küsimus, miks me neid siis kiusame praegu siin oma debatiga kaude? No me kiusame ikkagi neid sportlasi kui Venemaa esindajaid. Nagu nad saavad Venemaa esindamisest lahti, siis peaks meie suhtumine muutuma nendesse, kui nad ei ole ise, personaalselt ei ole nagu sõjapooldajad minu meelest. No üks võimalus selleks on tõesti, et nad vahetavad kodakondsust ja see on täiesti võimalik. Mida, eks ju, ma vabandus, remargi pärast võiks ka Vene iluuisutamistreener vist soovitas ja hiljuti ütles, et see ei ole reeturlik tegu, see oli väga üllatav minu jaoks. Nii et see on täitsa reaalne variant isegi Venemaa. Selles suhtes me ei saa öelda, et ei ole teist teed, et ma toon siia lihtsalt võrdluseks, kui kunagi Eesti okupeeriti, siis meil oli päris palju sportlasi, kes läksid ju välisriikidesse ja kes üritasid tegelikult veel 52. aastal kindlasti ka mingisugust omalaadset põgenikekoondist olümpiaks kokku panna, vähemalt neid katseid oli, need kõik ebaõnnestusid ja neile viisakalt, eks ju, öeldi, et unustage ära. Kas see, Johannes, kuna sa ajaloost tead, kas küsimus oli selles, et olümpia oli Helsingis ja Helsingi on Moskva liiga lähedal? No küsimus oli selles, et Nõukogude Liit oli võetud vastu Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeks ja see oli Rahvusvahelise Olümpiakomiteele väga oluline, et NSV Liit võetaks liikmeks, sest nad said ka väga hästi aru pragmaatiliselt, et see on sellele olümpialiikumisele lihtsalt vajalik, et see oleks populaarne, inimesi kõnetaks ja äriliselt kasulik, kõik need asjad. Et
ja siis need sportlased, kellele siis seda võimalust lõpuks ei tekitatud, et nad saaks põgenikena nii-öelda kodakondsuseta sportlastena seda ennast esindada, siis ju paljud nendest ju võtsidki teise riigi kodakondsuse. Ja need olid Eesti inimesed, need olid meie oma inimesed ja nemad ju pidid seda tegema. Ja me täna ei küsi ju, et umbes, et mis sa pakkusid, eks ju, et Stalini aeg, eks ju, oleme sarnases kohas. Miks me need asjad ära unustame? Meie oma inimesed, Eesti rahvas on seda kannatanud ju. No ma olin ju selles kõige sügavamas Tagna ajas, mängisin Kalevis ja liidu noortekoondises ja Kalevi meeskond esines Nõukogude Liidu meistrivõistlustel ja Moskvas proovisid mehed eriti soleerida, et pääseda seal treener Komelski silma alla ja pääseda Nõukogude Liidu koondis. Me olime niivõrd apoliitilised oma meelest, meie asi oli ainult meie sportlase karjäär ja selle nimel me olime valmis Nõukogude Liidu selle okupatsiooni lihtsalt nagu alla neelama ja silmad kinni pigistama. See oli, mis võimalus oli veel siis? Deklareerida, et ma ei mängi Kalevis. Kus ma siis mängin? Jah, Mihkel, aga teie olite selles ajas üles kasvanud, teie sündisite selles ajas. See on teine olukord kui täna. No ei tea, kas on päris, kui nad on ka ju kasvanud juba sellises vaimupimeduses ja infosulus juba üles suurel määral ja ei ole. Ja ega kui sportlane annab endast kõik, ütleme selle oma meisterlikkuse ja saavutamiseks, ega ta väga palju ei mõtle selle üle, et ta teeb õhtul teleka lahti ja tuleb sealt see sama putinistlik jama talle kaela, eks, ja ta ei hakka analüüsima, et äkki siin on nüüd vale midagi või. Nii et nad ikkagi, mul on niisugune tunne, et nad subjektiivselt kuigi palju nagu süüdi ei ole seetõttu, et nad on nagu nad ei ole teadvustanud kogu seda asja keerukust. Arusaadav, ma küsiks vastu siin lihtsalt seda, et mina kui see 90. aastal sündinud inimene olen kuulnud ikkagi, et korvpall oli see ala nõukogude ajal, mis esindas Eesti vaimu, mis mõnes mõttes oli meie rahvuslik ala liikumine, kus tegelikult mõtestati asju ikkagi ka Eesti perspektiivist ja ma küll ei usu, ma ei tea, ma ei ole ise olnud selles rollis, aga ma keeldun uskumast, et korvpallurid ei mõelnud üldse nendele asjadele, et nad esindavad Eestit. Nad on mõnes mõttes ka võib-olla mingil kujul, kui nad AKSK-ga mängivad, siis võitlevad selle vastu. No pigem see oli nagu mingi kahepalgelisuseks, et ühelt poolt sa osalesid selles, sul ei olnudki muud võimalust, kui Nõukogude Liidu meistrivõistlustel osaleda, aga teiselt poolt sa muidugi tahtsid Moskvale või Leningradile ära panna ja meeldis ja rahvas tuli vaatama seda kui nagu rahvuslikku sündmust, eks. Aga selle rahvusliku sündmuse sees ühtlasi mehed tegid endale Nõukogude Liidu koondise karjääri. Et jälle niisugune nagu kahepalgeline tegelikkus, nagu kõik oli siis kahepalgeline. Kolhoosi esimees või kommunistist tehase direktor mängis samuti kahepalgelist mängu. Just, aga see, ütleme selge, aga järelikult oli see osa ikkagi sportlaseks olemisest olemas, et siis võib-olla täna ikkagi ka need vene sportlased ei ole nii pimedad või et äkki neil äkki nad on sundseisus, eks ju, jah. Mitu perspektiivi. Nagu see hokimees Ovechkin on vist, kes mängib NHL-is. Ütles ju ka, et ta ei saa mitte midagi kriitilist öelda, sellepärast, et tal on sugulased Venemaal ja siis need satuvad probleemid ette. Vaatasin, et mees ära aja jama, et sa oled ise paar aastat tagasi sellise tiimi nagu Tiim Putin looja ja eestkõneleja, ja nüüd sa siis räägid, et sa siis nagu kardad midagi. Sa oledki tegelikult putinist, mida sa siin peidad oma tegelikke mõtteid. Et neid ei saa usaldada, neid venelasi nagu Putinit ja nagu Venemaad üldse ei saa usaldada. Nagu me näeme ka, jälle räägivad, et Azovstalist ja evakuatsioonikoridor, mis see tähendab, laskeharjutuse avamist. Ma mõtlesin veel natuke seda teemat laiemaks korraks veel viies. Lihtsalt, kuna see on nagu laiemalt tippspordi või spordi ja poliitika seostest, et siis praegu see Ukraina ja Venemaa teema on maailmas suhteliselt laialt ikkagi aru saada. Aga maailmas on veel konflikte päris palju ja neid konflikte ongi senimaani proovitud spordist eemal hoida tegelikult. Siin oli üks, kui ma õigesti mäletan, üks Egiptuse jalgpallur, mitte nüüd kuigi tuntud, kui see Venemaa sõda 24. veebruaril algas, siis ta mõned päevad hiljem ütles, et jah, ma mõistan täielikult hukka selle, mis on toimunud. Aga lisas samal ajal juurde, et aga
nüüd, kui spordiorganisatsioonid lubavad seda väljendada oma võistlustel, et kas mina võin ka väljendada neid asju, mis minul on nii-öelda poliitiliselt meelel, näiteks ta tõi seal konkreetselt Iisraeliga seotud küsimused, kus tema riik on olnud probleemide ees ja ka mõned teised asjad ütles, et senimaani rahvusvahelised spordiorganisatsioonid, ta pidas silmas siis FIFA-t ja ka rahvusvahelist olümpiakomiteed on keelanud seda teha ja on trahvinud selle eest. Ehk siis, et praegu, kuna see puudutab meid, siis meil on väga tugev arusaam sellest ja me oleme väga tugevalt selle taga, aga nüüd sel hetkel lihtsalt, ja ma mõtlen, kuhu see nagu laiemalt viib, kui see konsensus ei ole nii suur nagu praegu Ukraina puhul, siis see viib selleni, et spordivõistlustel, eriti kus on publikut palju, see hakkab tulema nagu tohutud pinge nagu allikaid, et kujutame ette, et kui sul mängib seal niisugused kaks omavahel nii-öelda võib-olla mingisuguse konfliktse taustaga riigid või isegi kui keegi teeb mingisuguse demonstratsiooni, tõmbab, ma ei tea, särgi seljast ja tal on all mingi vastav sõnum või keegi tahab seal oma kodumängul mingit sõnumit, et ühesõnaga, et sport muutub läbi selle nagu teatud mõttes konfliktsemaks, et ma ei ütle, et kas see on hea või halb, ma lihtsalt proovin nagu kirjeldada seda olukorda, et kuhu me, sest et need on konfliktid nüüd, kus me ei tea, võib-olla paljudel juhtudel me ei tea nii hästi tausta ja me ei taha ka ise seisukohta võtta, aga see paratamatult paneb küsima nagu neid Aafrika, Aasia, Lõuna-Ameerika sportlasi ja spordiorganisatsioone, et okei, nüüd on no war ja stand with Ukraine on lubatud, aga et kas siis meie omas konfliktis võime ka nüüd tulla nii-öelda kapist välja ja selle, mis oli senimaani alla surutud, me võime ka nüüd välja tuua, et see on tegelikult teema, mille peale me nagu ei mõtle, sest meile tundub me ikkagi muretseme selle pärast, mis meie tagahoovis toimub. Hea tähelepanek. Kaks mõtet, võib-olla üks on see, et praegu käib sõda, eks, et võib-olla see on siis oluline nii-öelda endale kuidagi märkida üles, et me räägime sõjast, eks ju, et kõik konfliktid ei ole tingimata sõjad. Kujutan ette, et see võiks olla oluline siin ja teine asi, et võib-olla tõesti siis mina ei tea, kuidas see suur poliitika toimib, aga ma mõtlen, et see, kui sa rääkisid ÜRO-st, eks ju, sellistest nii-öelda konsensustest, et ma ei tea, kas iga küsimus tuleks spordivalguses hakata hääletama, et kas see on nüüd konflikt, mis on nii-öelda vajab reageerimist või mitte niimoodi ÜRO tasandil, aga et võib-olla ainult spordi kaudu seda ei saagi teha. Ja teine asi ikkagi jah, et see, et reaalselt praegu käib sõda, reaalselt praegu kaks riiki omavahel sõdivad, inimesed surevad. Selle kohta ma tõesti ütlen, ma tegin eelmine aasta ühe intervjuu oma praktilise ajakirjanduse õppeaines ja siis see oli siis Schütte instituudi politoloogi Raul Toomlaga ja siis natuke naiivselt ütlesin, et Euroopas või et me elame siin suhteliselt rahulikus maailmas, sõdu pole olnud, siis ütles, et see on nüüd küll väga naiivne jutt, et maailmas on kogu aeg sõjad olnud, et lihtsalt meie siin Euroopas oleme olnud ilma sõdimiseta, ehk siis ma tahan nagu selles mõttes laiendada seda teemat veel, et kui sõda oleks kriteerium, siis oleks väga palju riike ja väga palju kohti viimase mitmekümne aasta jooksul, kus tegelikult me saaks öelda, et see peaks olema kõrvaldatud spordi elust ja on ka suurriike, sealhulgas meie häid liitlasi, kes on toime pannud ka sõjakuritegusid, mis on jõudnud ka vastavat uurimist ja nii, et kui see panna ainult kriteeriumiks, et siis me lähme võib-olla väga libedale teele, ma pakun. Jah, keegi ei taha ju, et Ameerika kõrvale tõrjutakse. See oleks nii-öelda, kui me räägime sõjas osapooleks olemisest näiteks, võiks olla nagu kriteerium, et siis see tähendaks ju... Ja selge on see, et ega Ameerika tungis Iraaki, mitte Iraaki tunginud Ameerikasse. Konkreetseks minnes näiteks. Kas, kui rahvusvahelised spordiorganisatsioonid ise siin selgele seisukohale ei jõua või ÜRO või ROK või kes iganes, kui mõistlikuks te peate seda, et sportlased ise võtavad ohjad enda kätte? Näiteks selline variant, nagu oli jalgpallis muide ju, et Venemaa pääses nii-öelda, öeldakse nüüd tänapäeval sõelmängudesse ja keeldusid siis tema vastu mängimast, kes Poola ja Rootsi ja Tšehhist ka, jah. Et kas sama ei võiks ka teha muud spordiüritused, näiteks siin oli hiljuti uudis, et Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused, et nemad erinevalt Wimbledonist lasevad venelastele ja Valgevene mängijatel osaleda. Aga kui siin ikkagi teatud riikide, kelle peale võib loota, Inglismaa, Suurbritannia, ka Eesti, kellel on 2 tugevat naistenisisti ja veel mõned riigid panevad saba kokku ja ütlevad, kui te lasete, siis mängijad ise otsustavad, siis meie ei tule French Openile mängima.
ja siis palun väga mängige oma Arina Sabalenkaga ja ma ei tea, neid Vene naistennisiste, ma ei tea, aga ameeriklased, britid, need jäävad kõrvale. Ja võib-olla sama ka muudel aladel teha. Ma arvan, et kui seal on piisavalt lai konsensus või kui see sisuliselt on peaaegu et kõik teised sportlased, siis see toimib. Keegi peab võtma initsiatiivi. Seda küll, aga ütleme, et kui see on ainult 50% ja üle 50% ütleb, et me tuleme, et siis ta nagu ei toimi, et ta peaks ikkagi olema selline mingi 80-90% vähemalt peaks ütlema, et me ei tule. Kas on siiski nii palju vaja, ütleme, kui meil on valida ühelt poolt Valgevene ja Venemaa ja siin on ikkagi viis riiki vastas, nimetame need suured Inglismaa, Prantsus, Suurbritannia, veel mõned. On ju selgelt, et nende osalus on olulisem turniiri korraldajatel, kui et seal mängib paar Valgevene. Ma arvan, et mida laiem konsensus, seda parem selles mõttes, et see aitab seda asja nagu enam-vähem ikkagi see, kes siis mängiks, aitaks nagu harmooniliselt nagu seda asja enam-vähem harmooniliselt nagu edasi minna. Aga sportlased vaevalt seda teevad vist, eks ju? Jah, ilmselt seal ongi spordiorganisatsioonid ja sportlased on ütleme see koostöös, sest mõnel juhul ma olen ikkagi aru saanud, et see on ka sportlane, kes on tulnud ise välja ja öelnud, et meie või kas siis maa individuaalsportlasena või meie tiimina ei mängi. Aga kuidas jõudsid jalgpallist need 2 või 3 riiki Venemaa suhtes nii kiiresti nii otsustaval otsusel, mis võiks ju olla eeskujuks teistele ka? Seal oli ka alaliidu sportlaste, seal ma tean, Poolas näiteks ju Lewandowski võttis ka kohe suhteliselt sõna, ütleme siis, ma ei tea, kuivõrd see oli kokku lepitud ja koordineeritud, aga Poola alaliit võttis seisukoha ja samaaegselt paralleelselt siis ka Lewandowski võistkonna nimel siis rääkis, et me ei ole nõus. Mina ei oska sellele küsimusele vastata vist, aga jällegi seesama Lõuna-Aafrika näide 70, see on Müncheni olümpiaraamatus minu arust kirjutatud ära ka, et seal oli, äkki see käis nii, et 20 umbes või neid võis rohkem olla, võib-olla spordimuusi inimesed teavad peast, et Aafrika riiki ütlesid, et kui nüüd, ühesõnaga seal oli koondis, mis Lõuna-Aafrika Vabariigiga pidas maavõistlust, äkki see oli Uus-Meremaa või? Jah, oli küll just. Ja siis ühesõnaga, et kui nüüd Uus-Meremaa olümpiale lubatakse, eks ju, siis meie ütleme, et meie ei tule. Neid oli seal, ma ei tea, 20 Aafrika riiki ja see või rohkem ja see oli piisav surve, äkki oli 47 isegi. See oli piisav surve, et öeldi, et hea küll, et teie sõna meie jaoks on oluline. Et üks näide lihtsalt minevikust, aga teine asi, mille peale ise mõtlesin, et ma ei tea, kui õige see oleks, aga ma toon mängu siin ka selle küsimuse, et kas kas Ukraina sportlaste ja Ukraina kogukonna inimeste seisukoht peaks olema argument selles, et kas venelasi kaasata ja valgevenelasi või mitte. Et praegu saab siis Svitolina ütles, et tema vist ka ütles, et kui nad on avalikult sõja vastu, siis nad võivad mängida tennist temaga. Et see riik, kellele kallal tungitakse, et selle kogukond sportlased saavad öelda oma sõna. Ja ma arvan, see on hästi oluline sellest, kui me räägime üldse selle nõndanimetatud normaalsuse taastamiseks, eeldusel, et sõda saab ühel hetkel läbi, et siis kindlasti Ukraina sõna on hästi oluline, et kui siin oli põgusalt, kes Krimm enne läbi, siis kui Krimm okupeeriti, siis Euroopa Jalgpalliliit UEFA tegi töögruppi siis Krimmi jalgpalliste küsimuste lahendamiseks. Ja seal oli siis Ukraina Jalgpalliliidul oli vetoõigus, et ühtegi otsust ei saanud teha ilma selleta, et Ukraina nõus oleks. Ja mis selle töögrupi loomine tõi kaasa, tõi selle, et Krimmi klubid ei saanud osaleda Vene meistrivõistlustel, sest et vastasel juhul Venemaa oleks saanud sanktsioonid kaela, jalgpallised sanktsioonid, aga samal ajal, kuna loomulikult ei olnud midagi võimalik seal kokku leppida, siis lihtsalt status quo säilis seal, et ta ei olnud, loomulikult nad ei saanud ka Ukraina osaks jalgpalliselt, aga lihtsalt jah, et see Ukraina nõusolek oleks minu meelest väga hea idee. Mihkel, sina oled meist siin ainsana suures spordis olnud, et sulle ka see küsimus, sportlasi ikkagi selles mõttes tunned, oled neist ikkagi kirjutanud ühe Eesti kuulsama pool ilukirjandusliku, pool päriselulise raamatu korvpallist. Korvpalliromaan, eks ju, oli ju pealkiri. Ja see isegi lavastati ju toodi Vanemuises lavale. Kas sportlastel oleks sinu teadmise järgi nii palju sellist mehisust või pealehakkamist, et kui meil tuleb Vene sportlane mingil turniiril vastu, siis ma ütlen, et ei, ma ei mängi. Siin lõpeb minu turniir või ei, ma ei lähe sellele turniirile mängima, kui seal osalevad Vene ja Valgevene sportlased. No, aeg on muutunud, ma ei tea, ma ei tunne praegu tänapäeva sportlasi, aga ma oletan, et lääne sportlastel on see kodanikutunne märksa rohkem arenenud kui
kui Nõukogude sportlastel omal ajal. Minu karjääri jooksul oli 2 nii-öelda poliitilist žesti, mida esimene oli 70. aastal Ateenas Euroopa juunioride meistrivõistlustel liidu koondis mängis Tšehhoslovakkiaga ja mind lasti ka platsile, kuna vahe oli juba suur ja siis üks Sinu kasuks või kahjuks? Ei, Nõukogude liidu koondis oli peaaegu üle ja Tšehh sülitas mulle näkku. Ja ma ei saanud sellest tükk aega aru, aga ma saan aru, et 68 aasta oli alles hiljuti olnud, et ma niivõrd ebapoliitiline. Ja teine moment oli millalgi hiljem, meil oli selline suurepärane mängija nagu Aleksei Tammiste, kes mängis nii hästi, et tema ei pruukinud seda varjata, et tema on nagu läänemeelne ja ütles ka vahel välja, mis ta sellest Vene värgist arvab ja ükskord me Sofias mingis linnade turniiril ja turniir oli juba läbi ja tema ei võtnud seda tõsiselt, seda turniiri, kuigi ja oli vist natuke juba vintis ka ja ta läks lõpudefileele, läks Kanada meeskonnaga koos Kanada lipulehvides. Ja siis oli tohutult, Eesti Korvpalliföderatsioon oli väga raskes seisus, et ühelt poolt Tammistet ei saa disklahvida, eks, aga teiselt poolt see oli niisugune poliitiline pirukas, eks. Ja siis ta vist ikka aastakese vist ikkagi oli siis nagu võistluskeeldu ka. Nii et oli isegi meie ajal oli siiski poliitilist meelsust, aga ma arvan, nüüd on lääne inimesed on ju kasvanud ju sellise isikuvabaduse tingimustes ja miks nad ei peaks. Okei, tõmbame asju selles mõttes koomale, et kui praegune olukord on, et venelasi väga mängu ei võeta või läbi väga pika hambaga, siis ja sa, Mihkel, hiljuti viitasid ka, et mismoodi siis ja mis tingimustel üldse võiks venelasi rahvusvahelisse sporti tagasi tulla, et mis selleks peab olema muutunud? Oled sa selle peale mõelnud? Enne Stalinit ja pärast Stalinit. Kui ikkagi režiim hakkab muutuma ja on näha ja siis ma arvan, et seda režiimi muutust ja Vene mingit demokratiseerimise esimesi idusid, seda tuleks kindlasti toetada ja soodustada ja anda märku läänel, et me oleme valmis järele andma. Okei, kui ma siit järeldan, siis põhimõtteliselt mitte kunagi. Miks? Putin läks operatsioonile või läheb operatsioonile? Tuleb veel paremana tagasi, nagu sa tead isegi. Tullakse pärast vigastust veel parem tagasi. Mina teeks 2 kindlat kriteeriumit. Üks on see, et relvad peavad vaikima ja teine on see, et Ukraina peab sellega nõus olema. Ja muud on detailid. Ei ole detailid. Kas Krimm jääb Venemaa, Ukraina kooslusi, Donbass, Lugansk? Ukraina peab sellega nõus olema, et Venemaa tuleb spordiellu tagasi. See on, ma saan aru, mis sa tahad küsida, aga et see peab olema siis, ma eeldangi, et kui need relvad vaikivad, siis nad vaikivad mingitel tingimustel ja siis on tehtud mingisugune, kas siis kokkuleppe või on saadud tagasi ja sellega on siis ukrainlased olnud oma nõusoleku ja seal nüüd meil kõrvalt öelda veel rohkemat, kui juba on selline kokkuleppe sõlmitud, ilmselt ei ole varianti meil hakata. See Ukraina trauma on nii suur, et siis see jääb aastakümneteks ei tule sealt siis Venemaad tagasi. Ma pean sekundeerima Mihklile. Ma arvan sama, et esimene asi igal juhul, et relvad vaikivad ja teine asi see, et Ukraina ikkagi mingil tasandil peab sellega nõus olema. Kui relvad vaikivad, Ukraina on nõus. Ukraina taristu on tohutult purustatud. Tema sportlased on saanud surma, nagu me oleme lugenud. Ja nad ei ole saanud korralikult treenida. Siis peab seal olema ikkagi minu meelest ka veel mingi lisaaeg, et see taristu oleks taastatud, et Ukraina sportlased saavad ennast üldse viia sellesse vormi, kus on saanud siis Luznikil patseerinud Bolšunov ja teised venelased olla. No selle kohta on ju, ma ütlen siin sõnakamad Eesti spordiajakirjanikud öelnud ka, et 2 olümpiatsüklit tuleks igal juhul Venemaa kõrval hoida. Mis te arvate, mis reaalsus on? Ei, mina ei tunne asja. Me keegi ei tunne, me keegi ei näe isegi homset ette. Aga mida te tõenäoliseks peate? Kuidas tegelikult läheb? See on see, mida me soovime. Üks suur oht selle kõige juures on see, et kui see sõda jääb venima, siis lääne ühiskond väsib sellest sõjast
ja see kaob tagaplaanile ja hakkab tekkima surve nii-öelda mingiteks järeleandmisteks. Et see on tavaline nii-öelda, kui me meenutame lihtsalt näiteks minu arust väga õudne katastroof oli see Malaisia reisilennuki allatulistamine. See oli mingi aeg ja täna me ei räägi sellest enam keegi. See oli ju 2014-15 midagi. Siin on nooremaid mehi, peaks nende käest küsima, kas teie teate midagi Malaisia katastroofist, lennuki katastroofist. See ei ole üldse häbiasi, kui te teab. Parem ongi õige vastus, et ei tea. Ja aasta arvugi ei oska ju nimetada. 2014 äkki või? Pakuks äkki oli 15. Ei, 14. Ja, okei, hüva. Märtsis oli Krimmi anneksioon ja 17. juuli 14 tuli selle lennuk. Aga kui see sõda hakkab venima ja see, ütleme lihtsalt, see Donbassi rindejoon on siis mingi 15 või 25 kilti nihkunud, siis lääne poole see ju ei muuda tegelikult ju asja ja see niisugune hall tsoon, see lükkab täiesti määramatusse tulevikku kõik muutused. Ma ütleks, et isegi on üllatav see, et lääne reaktsioon on olnud nii jõuline ja tugev ja siiamaani püsib see, sest et kui ma olen ka arutanud, ütleme siis Eesti siis poliitika inimestega seda, et nende esialgne hinnang oli ikkagi see, et nüüd paar nädalat on see teema üleval ja siis hakkab see asi kuidagi vaibuma, et eks siin on Ukraina enda selline PR-töö olnud ka näidata seda, mis on seal toimunud ja seda üles tuua, aga lihtsalt ühel hetkel tulevad teised teemad peale ja see asi võib, ajakirjandus toimib paraku niimoodi, avalik hoiak vaatab selle järgi, et see lihtsalt ühel hetkel, Ukrainas juba on aasta aega sõditud ja See on ikka suuresti vist selle showmehe Zelenski ja tema meeskonna selline PR osav. Kuigi juba on näiteks üleuudistes ei ole enam seda niisugust nagu ütleme Reutersis või Guardianis, et esimene uudis ja siis tuleb kohe kõik nagu minutilise täpsusega, et üle on juba sellest loobunud, et juba väike nihe on juba toimunud. Nii ta läheb. Ja Postimeheski sama, kus ma töötan ka, et on kogu aeg mõelnud, et hästi tähtis on hoida, ma olen koosolekutel ka mitu korda rõhutanud, me peame hoidma seda Ukraina teemat üleval, et teised ütlevad ka, inimesed ei jõua kogu aeg lugeda Ukrainast. On vaja hoida seda, et teha inimestega intervjuusid, kes on seotud Ukrainaga, kes seda abistavad, et see oleks, et väga raske on tegelikult, sest väljaanne peab ka ju majanduslikult mõtlema ja ma saan sellest kõigest aru, aga minu jaoks on praegu, ma ei ole omanik, mul ei ole raha mängus. See hoidmine väga tähtis, teema hoidmine väga tähtis. Kui selle karistuse osas veel, et mis sa küsisid, eks, et ma ütlesin, et sõnakad Eesti spordiajakirjanikud pakuvad 2 olümpiatsüklit võiks olla, et siis ma arvan, väike kogemus ütleb seda, et tavaliselt sellised pakkumised tuleb jagada umbes 2-ga. Ja siis tuleb see reaalsus, et võib-olla 9 olümpiatsükliks näiteks ikkagi kõrvaldatakse täiesti. Usud sa seda, Johannes? Mina ei usu. Ma arvan, et nad on Pariisis kohal nagu plõksti. Ma arvan, et nad on varemgi kohal, 2023 lõpetatakse see ära. Ma olen pessimist võib-olla siin, aga pigem ole pessimist, siis on pärast millele rõõmustada. Aga kas on kohal oma lipuga või on kohal samamoodi? Ega see lõppkokkuvõttes, nagu me seal vahet ei mängi. Peking olümpial olid nad ikkagi kohal ja tegid norralastele uut ja vana muudma sõidus. Ma samas jagan Priidu sellist teatavat pessimismi, et lihtsalt, et tänane seis on ikkagi selline, et neid riike, kes spordivaldkonnas mõtleksid nagu Eestis mõeldakse, on suhteliselt vähe. Ütleme siis niimoodi, et neid ei ole valdav enamus, et kui me paneme näiteks mõnes, ma arvan, rahvusvahelise olümpiakomitees või ka minu meelest FIFAs või FIBAs paneme hääletusele näiteks Venemaa liikmelisuse või mingi sellise analoogse küsimuse, et kas nad võiksid osaleda või mitte, siis väga paljud riigid kehitavad õlgu selle pealest. Jällegi, Euroopas tundub, et meil on hästi Euroopa keskne see FIFAs on 55 Euroopa liiget, aga Aasia-Aafrika kokku on 110. Ehk siis 210-110 Aasia-Aafrika lepivad kokku mis tahes asjas ja teevad, mis nad tahavad põhimõtteliselt täiesti demokraatlikult. Et eurooplastel ei ole midagi öelda, ehk siis me peame nagu leidma selleks, et see asi sportlikus tähenduses jätkuks niimoodi, nagu ta praegu on, peab leidma spordimaailm nagu liitlasi või meie moodi mõtlev spordimaailm liitlasi. Nii ja siis ongi viimane küsimus minu poolt ka, aga mida meie saame siin teha, mitte lihtsalt niiviisi, et lehvitame Ukraina lippu, mida me Eestis saame teha, et
venelastel, Vene spordile see surve siiski tekiks ja oleks, et no, ma ei tea, kas siin pakun ise välja, et peaks ikkagi Urmas Sõõrumaa kui Eesti Olümpiakomitee president võtma Läti, Leedu ametivenna Põhjamaad ka kampa ja mõtlema, kuidas me saame ROK-i rohkem siis survestada ikkagi, et tõeliselt ikkagi tõstatataks küsimus ja arutelule jõuaks küsimus, kas me laseme neid Pariisi ja kus iganes need taliolümpiamängud toimuvad. Ma arvan, et see ühtsus on hästi hea nii-öelda mõte. Teine asi, mina keskenduks hoopis võib-olla isegi ukrainlaste aitamisele niivõrd, et see osa, mis sa mainisid ka, aga ma mõtleks, et meil on siin variante ukrainlasi aidata ehk rohkem, et siin võrkpallis on hea näide praegu, kus ukrainlased on olnud laagris Eestis ja mänginud ka erinevaid mänge ja käinud ka vist kuskil siin kas noorte mingitel võistlustel, ühesõnaga, et Kiievi Dünamo tuleb järgmine nädal mängima Tallinnasse Floraga jalgpalli sellist sõjavastast maavõistlust, ütleme siis niimoodi, et selliseid asju ja pakkuda Ukraina sportlastele neid samu, kui neil on purustatud need treeningbaasid, et noh, kui nad ei pea just sõjarindel olema, kui nad saavad võistelda, et tuua neid siia, pakkuda neile, noh, doteerida seda poolt. Ma tean, et Eesti alaliidud on olnud selles päris aktiivsed, et seda tegelikult on eriti esimeses faasis muidugi jah, nüüd, et kuidas aidata, siis ilmselt omalt poolt panustada siis sellele, mis on minu suurem hirm ka, et see lihtsalt taandub kuhugi. Et noh, üks võimalus on see, et mitte pakkuda treeningvõimalusi ainult sõja esimese kuu jooksul, vaid et pakkuda neid ka hiljem. Et see pole kampaania korras tehtud asi, et peab olema jätkuv toetus. Aitäh kuulamast, aitäh nendele, kes sõna sekka ütlesid. Aitäh osalejatele.